Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Jutluse tekstiks loen täna kirikukalendri järgi antud teksti, see on Apostel Pauluse kiri roomlastele, loen salmid teisest peatükist, salmid 1–11. Seepärast, kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Et me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. Sina aga, inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad ja teed ise seda sama, kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtu otsusest? Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igaühele tema tegude järgi. Igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule. Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head juudile esmalt ja siis kreeklasele, sest Jumala juures pole erapoolikust. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, tänane jumalateenistuse teema ja tänased tekstid suunavad meid mõtlema sellele, et jah, inimene on oma rikutud olemuse tõttu lahus Jumalast, aga Kristuse läbi on Jumal toonud pääste ja lootuse meie südametesse. Aga nüüd Rooma kirjas Paulus räägib millestki, mis puudutab ju meid kõiki. See on see, et inimesel on ikka kalduvus hinnata teisi rangemalt kui iseennast. Ja küsimus siin ei ole selles, et me peaksime kuidagi kohut mõistma teiste üle. Loomulikult me seda ei tee. Kohtumõistmine on Jumala käes ja meie ei saa kurjalt kellelegi näpuga näidata, et näed, sina oled patune, me ise oleme ka patused. Ühel on üks patt, teisel on teine patt. Küll aga, nagu lugesime evangeeliumi tekstis täna, Jeesus ütles ka nõnda need sõnad, et mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. See tähendab seda, et tuleb vahet teha. Ligimese armastamisel, mis on alati omal kohal ja alati tuleb armastada ja alati tuleb hoolida. Aga on olemas ka patt, mida me ei saa armastada ja mida me ei saa takka kiita. See tähendab, et oma elu ja püha vaimu tööd tuleb mõõta Jumala sõnaga. Ja Jumala sõna on paljudes asjades väga selge. Mis siis, et tänapäeva nii öelda suured targad, kes toetuvad oma enese mõistusele, ütlevad, et kunagi olid vanad ajad ja Paulus elas vanal ajal ja nüüd on nagu uued ajad ja nüüd me oleme targemad, aga armsad, see on kõik see tarkus, millest pühakiri räägib, et aga tarkus algab Jumala kartusest ja see tarkus ei alga sellest. Ja siis me loeme pühakirjast ka, et oma suure tarkusega me jookseme liiva, inimesed jooksevad liiva tühja, sest nad ei toetu Jumalale. Ja muidugi tänane kirjakoht räägib meile selgelt, jah, meil on kalduvus küll hinnata teisi rangemalt kui iseennast, me ei tohiks seda teha, aga me ei tohi ka pattu
takka kiita ja armastuses tuleb ka noomida. Ka sellest räägib pühakiri. Kui keegi on Jumala sõnast eemale läinud, kui keegi õigustab oma pattu, siis tuleb noomida, muidugi esmalt teha seda 4 silma all, siis võtta 2-3 tunnistajat kaasa, nagu Jeesus õpetanud on, siis tuua asi juba laiema ringi ette, koguduse ette ja siis juba öelda, et nüüd jah, ei ole enam midagi teha. Me oleme kõik teinud, et inimesel on oma vaba tahe, ta saab ise otsustada ju, mida ta oma eluga teeb. Aga me lugesime, milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese, sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Ja siin on see salm ju täiesti, see ongi omal kohal. Me oleme kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ja kui ühel on üks vigasus, teisel on teised südame, sisemised hingelised probleemid, himud, rahutused, kõik see patt, mis lahutab Jumalast, need on kõik inimeses olemas. Meie ei tohi teisi süüdistada ja tänane salm on ka meile hinge peegel. Ja nii ta tõesti on, et teistes me näeme sageli seda, mida enda juures ei märka või ei taha märgata. Augustinus on öelnud, et inimene on iseendale sageli võõras, kuid teistele karm kohtumõistja. Paulus kutsub meid üles astuma samm tagasi ja vaatama oma südamesse, mitte selleks, et end süüdistada, vaid selleks, et lasta Jumala valgusel end puhastada. Ja Paulus tuletab meelde, et Jumala kohus on õiglane ja nii ta on, et kui me näeme pattu enese ümber, meie ei ole kohtumõistjad, me anname need asjad Jumala kätte. Aga ma ei tea, kuidas on teiega, ja kuidas te oma südames olete kogenud selle maailma meelsust, võrreldes sellega, mis on Jumala sõnas. Ma ise olen kogenud seda, et see, et maailm liigub laia teed mööda kusagile mujale, kusagil see südames teeb haiget. Just sellepärast, et tundub nagu ka Jumal saaks haiget, kuigi loomulikult Jumala pühadus inimese patususest ei saa muudetud. Jumal on muutumatu, Jumal on püha, Jumal on kõigeväeline ja nii edasi. Aga see mulle tundub küll, et esiteks Jumal saab muidugi puudutatud, et ta ju armastab, ta on oma pojad, on iseenese andnud kogu maailma ristil kogu maailma eest, et see saaks kristlikuks maailmaks, et see saaks päästetud, et see saaks osa Jumala armust. Ja siis, kui inimesed patustavad ja lähevad eemale Jumala sõnast, üks asi on küll, et Jumala pühadus ehk ei muutu, aga inimeste silmis Jumala olemus võib küll paista teistsugusena. Kui pattu teevad need, kes vähemalt näiteks nimetavad ennast kristlasteks, kui nad õigustavad pattu, kui nad ütlevad, et nii peabki elama, see on uus suund, siis inimeste silmis luuakse üks Jumala kuju, mida me loeme 10 käsust. Sa ei tohi teha kuju sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees, tähendab kuju, seda mudelit, seda ei tohi valmis selliselt teha. Ja seda tehakse. Seda tehakse tänasel päeval. Ja inimeste silmis saab vaade Jumalale küll selliselt muutuda. Aga Jumal näeb meie südametesse. Meie näeme ainult tegusid. Meie näeme muljeid, aga Jumal näeb kõikide südametesse. Nii, et me saame ikkagi kõik usaldada Jumala kätte, sest Jumal näeb motiive, Jumal näeb haavu, Jumal näeb hirme, Jumal näeb lootusi ja see on vabastav tõde. Ma olen tähele pannud ka seda, et siin on seos, siin on mingi korrelatsioon olemas, et need, kes hakkavad pattu õigustama, ega seal ongi taustal väga palju. Väga palju. Seal on raskeid lapsepõlvesid, seal on valu, seal on
madalat enesehinnangut, seal on mitte osa saamine armastusest. Seal on nii palju hingelist viletsust ja rahutust. Ja selles mõttes on täiesti mõistetud, me peame kaasa tundma, me peame toetama, me peame aitama, me peame hoolima ja siiski teha seda selliselt, et ei saa öelda, et patt jällegi õigustatud kuidagi oleks. Me peame koguduses ja kogudusena oma kogukonnale toeks olema, säilitades soolsuse, olles valgus pimeduses, et Jumala valgus paistaks meie kaudu inimestele. Me ei pea olema kohtunikud, Jumal on kohtunik. Meie roll ei ole panna kedagi paika. Jah, meie roll on lasta Jumalal paika panna meie süda. Aga siis me saame paluda, et Jumal selle uuenenud inimese kaudu, meie uuenemise kaudu saaks valgust lasta paista selle maailma peale. Origenes on öelnud, et Jumala kohus ei ole kättemaks, vaid tervendamine. Väga eriline mõte, sest Jumal paljastab selle, mis on haige, et seda ravida. See on täiesti teistsugune arusaam tänapäeva sellisest progressiivsest mõtlemisviisist, kus et see, mis vanasti oli hingehaigus, see enam seda lihtsalt ei ole. Me võime selle nagu ümber sõnastada millekski muuks ja kaotada probleemi, aga see on nagu tolmu vaiba alla pühkimine. See ei paranda inimest sügaval südame tasandil. Jumala arm parandab, aga see Jumala arm tuleb kuidas? Täna me olime üheskoos pihitalitusel siin Jumala teenistuse alguses. Kuidas toimub andeks andmine? Kuidas tuleb Jumala arm inimese juurde? On ju väga selge teekond. See on see, et inimene tunneb ära oma olukorra. See on see, et inimene kahetseb. See on see, et inimene parandab meelt, see tähendab, teeb 180-kraadise pöörde eelmise sellise patuse elu suunast Jumala suunda, nüüd hakkab elama. Ja Jumal on tõotanud armu ja halastust. Jumal on andestav Jumal. Jumal annab andeks. Jumal armastab igat inimest. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja ma ei tea, kuidas teile. Minu süda on selles mõttes valutanud, kui maailm läheb laia teed, siis nad lähevad ju hukatuse poole. Aga Pühakiri ütleb, et ükski ei saaks hukka. Jeesuse Kristuse kaudu, uskumisest Jeesusesse. Aga mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, mine ja ära tee enam pattu. Muidugi sai see patune naine ka andeks. Täna lugesime Pühakirjast. Muidugi Jumal andestab. Paulus ka räägib Jumala headusest, mis juhib meeleparandusele. Ta ütleb, Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Need on apostli sõnad. See on üks kaunemaid lauseid piiblis, sest Jumal ei murra inimest, et teda muuta. Vaid Jumal puudutab teda headusega. Siin on meile suur eeskuju. Ja? Meie peame ka teenima maailma headusega. Leebe sõnaga ikkagi. Toetusega, aga juhtides ka nii nagu Jumal suunab meie kaudu juhtima minema kitsale teele, pääste teele, et me seda kõrvale ei asetaks. Ühes peres oli poiss, kes oli koolis halva teo pärast hirmul. See poiss ootas karistust, aga mis siin olukorras juhtus, isa tuli tema juurde, istus südamlikult tema kõrvale ja ütles, räägi mulle nüüd rahulikult, mis juhtus. Vaatame koos seda olukorda. Ja seal poisike hakkas nutma, sest headus murdis tema südame rohkem kui hirm. Ja nii toimib Jumal. Isa ei tulnud sinna,
oligi hea, et sa seal, ma ei tea, klaasi kuskil sisse viskasid, mis iganes seal olukord oli. Jumal ei ütle niiviisi. Aga Jumal tuleb inimese juurde samamoodi ja ütleb, vaatame seda olukorda koos. Vaatame, kuidas nüüd edasi minna, kuidas headusega edasi minna, aga mitte pattu õigustades. Nii et Jumala headus ei õigusta pattu, aga avab ukse muutusele. See poisike hakkas tutma just sellepärast, et see on see armutunnetus. Kui sa oled teinud kurjaga, aga sind ikka armastatakse. Kui sa oled teinud haiget teisele, aga tema ikka armastab sind. Ta armastab sind mitte sinu olemuse pärast, vaid Jumal armastab tema olemuse tõttu. Sest tema on armastav, tema on halastav, aga ta on ka õiglane issand. Paulus ütleb, et Jumal tasub iga ühele tema tegude järgi. See võib teinekord kõlada hirmutavalt. See on üks põhjus, miks inimesed ei taha, et üldse patust kusagil räägitakse. Tänapäeval ka on selline ühiskond meil, et kui me nimetame sõna patt, et kuidas nüüd räägitakse midagi meie südame rasket. Aga ei, selle kaudu, patu kaudu me mõistamegi, kui suur on Jumala arm, et aga meid on armastanud kõiki. Issand tuleb oma õiguse tõotusega meie juurde. Jumal ei ole suvaline ega meelevaldne, ta ei eelista kedagi. Jumal ei tee vahet isikute vahel. See tähendab ka, et tema ees ei loe paljud asjad, ega ei loe päritolu, staatus, haridus, taust, aga loeb mis? Loeb süda. Loeb meie sisemine olukord, päris olukord. Ka mitte see, kuidas väliselt inimene mingisuguseid usureegleid järgib. Kui ta midagi teeb, siis kui see südamega kooskõlas, tänu Jumalale. Aga kõige tähtsam on see, mis on meie sees. Me oleme saanud andeks, kas meie andestame. Me oleme saanud osa Jumala olemusest, kes ei armasta pattu. Siis ega meiegi ei tohi pattu armastada. Ja peame nii ennast kõigepealt juhtima patust eemale. Mitte ise muidugi, see on Jumala töö, Jumala abiga, aga avama oma südame Jumalale. Ja siis hoolitsema selle eest, et ka teised, nii armastusega, kui ta oskame, et ka teised läheksid patuselt teelt eemale. Ja siin kehtib see, et kui palk on enese silmis, siis võta see palk kõigepealt välja, et näeksid pindu venna silmist välja tõmmata. Loomulikult. Need sõnad kõlavad meile kõigile täna. Aga nii Jumal uuendab meie südant. Johannes Kultsu on öelnud, et Jumala ees on kõik inimesed võrdsed, sest kõik vajavad armu ja kõik saavad seda ühtemoodi. Ja siis me tuleme evangeeliumi rõõmusõnumi juurde. Evangeelium kui rõõmusõnum. Selle tähendus on see. Jumala kohus ei ole meie hukk, vaid meie pääste, kui me usume Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse. Kui me kahetsedes meelt parandame. Kui me pöördume Issanda poole. Ja saame Issanda armu vastu võtta. Ja süda täitub lootusega. Süda täitub rõõmuga, sest on olemas suurem jõud siin maailmas, surmast, suurem jõud kaduvusest, suurem jõud kurjusest. See on Issand, tema kõige väelisus. Ja tema on armastav Issand. Jumal on armastus. Kristuses on Jumal ise astunud meie maailma, et kanda seda kohtuotsust, mida me ise ei suuda kanda. Me ei saa ennast ise terveks teha. Aga me ei pea elama hirmus, sest Kristus on meie õigeks saamine. Ja me ei pea ennast õigustama, sest Jumal õigustab, aga ta teeb seda Kristuse kaudu. Me ei pea teisi hukka mõistma, sest Jumal kutsub meid armastama ja tema headus juhib meeleparandusele. Tema õiglus taastab, tema arm päästab. Hoidkem seda tunnetust siis südames, aga olgem ka
jätkuvalt soolaks sellele maailmale. Õppigem issandat tundma, lugedes pühakirja, olles palves issanda ees ja saagu südamed siinkohal läbi katsutud tõesti. Et meie ei saaks eksitatud selle maailma vaimsuse poolt, vaid et meie südames oleks Jumala püha vaim, valitseks Jumala püha vaim. Et meie see õlilamp oleks täidetud. Me võime siis seista Jumala ees ausalt, ilma maskideta, sest tema ei tee vahet isikute vahel ja tema arm ei lõppe. Aamen.